6. käik. Tere õhtust, kallid rallisõbrad! 6. käik läheb eetrisse 28. juunil, hakkame salvestama 18.30. Seda häält, mis te siin kõllis kuulsite, Poola rallil väga tihti pole kuulda olnud, sest väga paljud katsed on jäänud pooleli või sootuks ära. Üsna masendav ja ei teagi midagi muud teha, kui ainult ohata selle peale. Palju tulemustest pole rääkida, küll aga kõigest muust Ott Tänak ei heitle enam kõige kõrgematele kohtadele, vähemalt mitte üldarvestuses, sest tänasel esimesel katsel sõitis ta otsa hirvele. Reageerimisaeg oli 0,26 sekundit. Võite proovida, mida te suudate 0,26 sekundiga ära teha, aga Ott Tänak seda autot seisma jätta ei suutnud. Tere, Roland! Tere! Ma mõtlesin, et sa teed täna üksinda ära. Jah, peaaegu. Peaaegu oleks teinud. Tegin siin 10 minutit uinakut ja kohe tuli energia tagasi. Mul on mõnus, ma võtsin kohvi ligi. Aga jah, üldiselt kõigega nõus, et kahjuks pilti ei näinud, pole vist siiamaani lekkinud, ilmselt järelikult on piisavalt robustne video, et meediasse lekitada. Hirvest pole ka pilti näinud veel. Jah, et vist ei tahakski näha, et loomakaitsed hakkavad võitlema. Aga kõigepealt Otist loomulikult ülikahju ja see tuli nii ootamatult, et ausalt öeldes oligi nagu sõnatu. Ma polnud jõudnud veel blogima hakatagi, sest Kaspar tegi esimese katse, mul oli hommikune koosolek ja koosoleku ajal siis vaatan, et opa. Ma mõtlesin, et ma polnud jõudnud veel ärgatagi. Ja ei, ütleme nii, et ei oskagi siin midagi kommenteerida, et kas see nüüd ralli jumala süü on ilmselt mitte, aga mingi jumal siin mängus oli. Ütleme nii, et midagi on Ott vist kunagi valesti teinud, et seda sellist ebaõnne tuleb. Aga jah, üldiselt Poola nagu Poola ikka, mega kiired, väiksed vahed, liivane, tagant tulijate eelis, Martin Sesks teeme temast eraldi bloki. Ja nii see päev läks. Aga mis mind ikkagi hämmastab, et meil on see Poola kultuur, korraldus või mis asi see on, ei suuda kuidagi aastast aastasse. Oleks siis nii, et me sõidaks kuskil Namiibias, kus pole kunagi rallit sõidetud, et kohalik vana läheb üle tee ja ütleb, et ma olen 30 aastat siit üle tee piimajärel käinud. Aga me räägime Poolast, Euroopa riik, kus on ralli toimunud iga aasta ikkagi. Jah. Ja kus on ju rallisõiteid, kus on ju kuulsaid rallisõiteid ka ju Kubitsa. No Kubitsa, Kajtanovits, võtame kõik need ja see ka, et korraldustiim ei koosne ju ainult kohalikest, et seal on ju kohtunikud ja kogu see WRC-tiim tuleb ju välismaalt. Meie oma käib seal kuskil möllamas Sardiinias, Keenias, samamoodi käivad teised välismaalased oma kompetentsi jagamas ja Michel Mouton sõidab selle läbi ja 4 ohutusautot, ma rõhutan, 4. Peaks vist 8 olema. Et mis seal toimub? Ega ei oska öelda, ju siis ikkagi kultuuriline erinevus peab niivõrd suur olema, et neid ei ole võimalik ohjata, et kas nad on loomastunud natuke, ma ei tea. Et tegelikult on ju, muidugi ma natuke kaitseks ka isegi võib-olla, sest hästi raju on see katsete ääres seal Poolas alati, et nagu seal, ütleme, kui sa tahad natukene ägedat kohta leida, siis see on juba ohtlik koht. Et tegelikult on hästi keeruline minu meelest ka Poolas selles mõttes leida ägedat ja turvalist kohta. Ja kui neid masse ongi juba palju, siis ongi kogu see kompott nagu kehvake. Ta ei erini ju millegi poolest Eestist. Võib-olla veel kiirem ralli. Ma arvan, et hea küsimus. Veits ikkagi erineb, ma ütleksin, selles mõttes, et hästi palju sellist, kuidas öelda, lagedat ala võib-olla on seal. Et Eesti puhul võib-olla kuhugi puude varjudeid oma pealtvaatamisala on turvaline, aga seal seda ei ole. Ja siis kuidagi ka lindid tahavad ära liikuda, et kui need lindid on ikkagi nii-öelda puu külge tõmmatud, siis ta seal on, aga need postid tahavad hakata alati liikuma minu meelest Poolas, kui ma ise olen käinud ja siis ongi 2-3-4 meetrit katse ääre poole neid kuidagi liikunud. Eks see selline lugu on jah, et üks loll ees ja teised järgi ja nii ongi, et kahjuks jah. Aga kuulame äkki, mis mitte Ott, vaid Eigo sellest kõigest arvab. Otti Eigo täna kätte ei saanud, sest seal, kus auto siis katkestas, Eigo tormas sinna küll kohale, tegi nii-öelda dirtfishi
ehk siis kõpsti 1,5 tunniga kohal, aga Ott seal väga jututujus ei olnud, hoopis pärast servisis rääkis, aga sinna Eigo ja Karli tagasi ei jõudnud, vaatame, kas me saame nad kohe kätte. Eigo on korralikult möllanud, refitsoonis olid kõik meie WRC2 mehed ette rivistatud ja kõik rääksid, kellel üks, kellel teine häda, aga vaatame, kas siin on Eigo. Tervist. Helistame teile 6. käigu stuudiost, on teil aega rääkida? No nii, on ikka, ega me laialt ootame mööda laia maanteed selle ralli keskuse poole, aga meie keskmine kiirus tekkinud mis mingil põhjusel maanteel 10 kilomeetrit tunnis, eks siin on maanteel räme ummik, et ma ei tea, mis kell me jõuame. Et see on maanteed on ikka, ootasin ikka päris umbes. Aga kus olid, kui kuulsid Oti katkestamisest? Meie masterplaan oli lihtne, et tänase kiiruskatsete see kese on, et ole 100 kilomeetrit eemal. Et üleüldse on sõitjatel mingi 400-500 kilomeetrit nüüd üle sõita. Et kõik see tegevus toimub 100 kilomeetrit eemal sellest Mikolatšist. Eks meie plaan oli, et lähme sinna teise kiiruskatsesse, teeme pilte ja siis me lähme sinna refitsooni, räägime tänatule. Me olime sinna teise katsesse jõudmas, kui kuskil poolel teel tuli teada, et Ott Tänak on katkestanud. Ja siis mõtlesime, okei, kiiresti plaan, et kas me lähme otsime selle tänatuselt esimeselt katselt üles, et teeme sellise mingi 50 kilomeetri saadi või ei tee. Ja siis otsustame, lähme äkki otsime. Ja siis mööda kruusateid kuskilt läksime, leidsime enam-vähem kuskilt, et 18 kilomeeter kiiruskatsi kuskil kaardil panime paika, kus olla võiks. Loomulikult siis tuli välja, et mingi kruusatee kitsas, mingi pikk kruusatee, see lõpuks oli kinni. Siis läksime läbi metsa, läbi mingi vesise soo, läbi üle mingi aasade kuskilt tõmbasime 2 kilomeetrit jala ja lõpuks leidsime üles. Et selline väike seiklust oli, et aga jõudsime, see on mis peamine. Päris raju seiklus, aga seal intervjuud ei antud teile? Intervjuud ei antud. Küsisin, öeldi, et ei. Ja siis ma ei jätnud siis Püstor reporterit ja tegema, et nimme viskan selle mikri alla, et ei antud. Ja ma mõnes mõttes saan aru, et ega ta vist seal, ma saan aru, et meist jõuti ette. Ma just lootsin, et suutsin ennetada Colin Clark ja võtta näpust ja jõuti ette, aga jah, et ei antud. Teie kompetentsi ei vahetanud, et kuidas nad alati esimesena jõuavad? Ei näinud, et me jäime hiljaks. Ma lugesin kaarte nii valesti, et me võib-olla läksime mõned teepidi. Ma arvan, et oli seal katse lähedal, et olgem ausad, et me olime ikkagi teel mitte päeva esimesel või päeva teisel katsel, ehk me ei olnud üldse läheduses, et see võib-olla natuke nurjas meie ajastust, et me jõudsime umbes siis, kui seda autot hakati enam minema treilama, et meil selline nippa-nappa, et täitsa tühjade pihkudega jääda. Aga kas te hirve ka nägite? Hirve ei näinud. Seda oleks pidanud seal vist kilomeetrite kaupa metsa läbi kammima. Oli mõttes korraks, aga samas tundus, et paran, et tundub liiga ränk ettevõtmine, et niigi kuskil levi ei olnud. Loomulikult see, et me teadsime, et auto kuskil 2 kilomeetrit eemal, me peame sinna tagasi saama. Lähim levi on umbes 10 kilomeetri kaugusel, et see oli ka üks see peamine mure, et see kaart käisid seal, nägid inimesi, küsisid tervist tänata mööda sõitud, ei ole selge, siis me kõnnime mööda seda kuskil tee äärest edasi, et see levipuudus oli ka see üks mure, et mõtlesime, et paneks parem need pildid ja videod teele, et muidu otsime seda tund aega seda hirve ka, mida võib-olla ei olegi. Et jah, võt selline. Aga rallisõitmist väga palju ei toimunud. Mis see publik teeb seal? Mida teie silmad on näinud? Võtame, selles mõttes, et me nüüd ei ole ju liialt palju jõudnud. Me nüüd käisime sellel eelmisel, ehk siis päeva 5. Selle, mis esimesel katsel ära tähendselt, et eeldus oleks, et see on hästi korralik, et kõik on siis joonel, et päeva esimesel läbimisel tähendselt ära. Eks see klassika on, et kui kuskil on punane lint ja turvame sees, see on muidugi väga selle poolapärane, et mingi seltskonnad tulid, me auto parkisime lähedal, 15 seltskonda tulid, ma vahepeal fikseerin, meie liitumiskiirus on läinud 2 kilomeetrile tunnis, et nüüd me juba seisame maante peal, aga
et ükskõik mis Poola seltskond tuli, ta igal juhul sa näed punast linti, mingi asi paremale näitab suund. No sa pead vaidlema, loomulikult sa pead 10 minutit vaidled selle Turvameega, tuleb järgmine, kõik vaidlevad. Aga ega mis seal ikka klassika, et mingid lennad loomulikult teevad kuskil enda pilti, loomulikult helikopter lendab, loomulikult lendab ka droon taevas, et seal mingi jama oli. Seda, inimesed on kuidagi selline, ma ei tea, natuke laperdavad, et isegi kui need turvamehed nagu isegi kui nad turvamehed on ka seinast seina, ütleme nii, et meil oli ka niimoodi, et auto oli pargitud 100 meetrit eemal, et tõesti, et mingi viimane rallikaps auto läks, et me lähme nüüd üle, et 100 meetrit eemal, me oleme meedia, siis oli ei, peate minema kilomeetrise ringiga, eks ole, viisata eestlasena, ei viitsi seal väielda, et savi, et te lähed selle ringiga, siis vaatad kuskilt kõik ja poolatab filti lambist üle, et ta niismadi viis, nagu ütles meil kuulus jalgpallitreener, kes nüüd lahkunud on, et eks ta kaootiline edasi poolatab vist ära ja purki ei pane, et see on selge. Mis teil siis tänane kava veel, et te lähete sinna publiku otsele? Ma ütlen, et publiku otsele, tahaks Virvese kinni püüda eelkõige, et ega see päeva teine pool oli õnnestunud, et eelkõige oleks see siit Virves kätte saada, aga ma ütlen, et meil on sõita 70 kilomeetrit, millest viimased, kui sama kiirelt minna, siis me jõuame, ja see ummik on siin lõpuni välja, siis me jõuame sinna hommikul sinna rallikeskusesse tagasi, et näis, et see on eesmärk number 1 on ja see Virves tahaks õhtul küll rääkida ja tahaks natuke kirjutada ja tahaks möllata, aga ma ei tea, kas õnnestub, et loodetavasti ikka õnnestub. Eestlasi olete palju kohanud, ma kuulsin, et väga huvitavates rollides lausa. Ja, eestlasi on siin omajagu, et ega sa ei saa öelda, et nüüd päris iga 5 auto, aga ikka rallil sellised seltskond ja päris palju, et kuidagi, ma ei tea, kas see on mingist vanast ajast jäänud või miks, aga see Poola ralli tundub, et on ikkagi eestlastel ikkagi menüüs, et täna nägin ka mingit seltskonda, et kes käivad ka 5 rallil, ütles, et see Poola on ikkagi nagu äge, et siin peab käima, et läks küll kohe nihu see tänatu asi, aga see on ikkagi miski pärast meeldib, et ega ta ei ole nii hull sõit, eks sulle, palju sa siia tuled, 10 tundi sõidad Lõuna-Eestist heal juhul, kiired teed, vodav hind, palavus on mis sama nagu teil umbes, ehk selline 32 kraadi teist päeva järjest, et saan aru küll, miks inimesed käivad. Aga servicepargis ka kuuleb eesti keelt? Teisel pool linti? Teisel pool linti kuuleb ikka. Seal on nii palju võtlen selle video äkki homme tööd, aga ei, seal on erinevates tiimides on vist neid Eesti mehi tööl. Meie rääksime eile siis Raissarega, mis on siis juunioriga, Rainoga et töötab ja siis selles ma nüüd ei jäänud selle poolaka autojuhi nime võlgu, kelle masinade allal ta siin toimetus, et see oli selles mõttes, et ütles, et näed, et seal tiimis on veel üks eestlane, seal oli veel mitu, Raissar ütles, et neid eestlasi, ma ütlen, leiab et see on Eesti võtab vaikselt seda rallimaailma üle küll. Kuule, aga põrutage siis, või kihutage, nagu teie puhul saab öelda, kihutage serviceparki ja tegema uusi surematuid lugusid. Ja ega muud üle ei jää, et ma loodan, et ummik lõpeb ära, et ma ei kujuta ette, mis siin toimub, et ma mõtlen, et see ummikutes seismine, see on juba hakkab vaikselt ära tiitama, et kui ka seal linnas Mikolatšis, ma ei tea, seda rääkisin eile, et kui seal hommikul läksid linna ühest otsast tulema, siis jah, et Solberg jalutas mööda ja jõudis 1,5 kilomeetri kaugusel, ma arvan, 10 minutit kiiremini kui autoga, et siin igal seinal, igal sammul ikka ikaldab natuke selle liiklusega. No selge. Aga vähemalt on terve, see on peamine. Jaa, kuule, kena päeva ja homseni. Tervita Rolandit ka. Tervitame Rolandit ka. Tervita sina Karlit. Ta on kunagi, jah, teeme nii. Teeme nii, olgu, tšau. Tule head saadet teile, jah. Kuues käik. No nii, mehed naudivad, kõnnivad soos, korjavad marju. See ongi rallivärk. See on rallivärk, jah. Sellepärast me rallisi vaatamas käimegi, et loodust nautida. Aga räägime nagu üldseisust ka, et
me siin ei teadnud, mis meil siis 7. katsega täpselt tehakse, sest 3 autot sõitsid seal ainult läbi, aga 6. järel on meil liider Andres Mikkelsen. Nii nagu ta lubas. Ja. See nii täpselt ka läheb. Tahtsin uskuda, et Mikkelsen seda teeb, aga millegipärast ei suutnud seda uskuda eile. Aga näed, täitsa selles mõttes nagu müts maha, et ta ikkagi suutis selle kiiruse selle autoga leida. Selles mõttes seda oli teada, ta on sõitnud seal, pinnas sobib, ralli sobib, kõik sobib, aga kas ta selle autoga ka nagu käima saab aga käima ta sai, ta suudab oma positsiooni ära kasutada, stardipositsiooni, nii et selles mõttes on kõik hästi, väga-väga hea tulek täna. Elvin Evans jääb 2 sekundiga ainult alla ja Rovanpera, kes nimetab oma legendi ütleme mustaks nii-öelda jutumärkides siis 2,1 sekundit. Ja eile korra arutasime ka seda Rovanpera legendi teemat, et kindlasti on seal mingid kohti, mis oli kirjutamise ajal juba nii-öelda ära muudetud, et mingid šikaanide liigutamised, mingid kuskil postid ja ma saan aru ka, et video nii-öelda kontroll jäi selliseks poolikuks. Ta ütles, et kell 1 lõpetas ja jäi magama mingi katsega. Ja et selles mõttes ülikõva tulemus, ega ei olegi midagi öelda, 2,1 sekundit liidrist taga, Evansiga võrdne, mis me ütleme, ma arvan, et see on ta selline safe tempo olnud. Vähemalt esimene pool päevast oli safe tempo, et teine pool ta juba ütles, et nagu mugavam on. Et aga näiteks siin SS6 andis ikkagi 2,7 sekki ära. Mis on huvitav muidugi on see, et nagu 4 meest 6 sekundi sees, see on päris raju. Ja Martin Spois ka siis ikkagi poodiumi heitluses sees. Kas ta võitis meil ühe katse või? Ei, ta oli 0,3 ei puudu või? Esimesel katsel päeval 0,3 puudu, vend ei uskunud oma silmi. Ütles, et tegelikult sõitsin päris rahulikult, aga kuskilt see aeg tuli. No stardipositsioon andis selle enesekindluse kindlasti, et pushida. Tundub, et hübriidi, nagu me ka arutasime, et hübriid ilmselt ei tee nagu suurt midagi siin, sest neid maha pöördeid on ikka niivõrd vähe ja neid laadimiskohtasi pidurduse näol põhimõtteliselt ei ole. Aga me ei saa kuidagi öelda, et see oleks, ma arvan, ootuspärane olnud, et ma arvan, Martinsi esimene põhimõtteliselt katsevõiduga tulla, ei osanud oodata seda. Küll aga ma uskusin, et ta suudab top 5 aegu sõita. Ja tegelikult me ei teagi, mis päeva lõpetab nüüd, eeldame, et ta lõpetab siin 4. ikkagi, et ülikõva debüüt ralli 1-ga ja ütleme veel pool esimest päeva hoida ka teist kohta veel, et ma arvan, mitte keegi poleks seda uskunud. Ja, Malcolm Wilson käis ka vahepeal Rally TV stuudios ja kiitis ka poissi taevani. Tahaks näha, mis sellest saab nüüd, selles mõttes, et kui ta need 2 rallit ära teeb, tegelikult siis läheb nagu põnevaks, et ma usun, et Lätis ta on juba võimeline ikka seda ära vormistama nii-öelda. No ma arvan, et siin rohkem suruda pole vaja. Ei, kindlasti mitte. Pigem nagu tagasi. Et kui ta, jah, täpselt, et pigem vaadata, et kilomeetrit kätte saada, kui ta suudab Lätis panna samamoodi nagu eelmine aasta, siis ma arvan, et poodiumi heitlus on ilmselge. Ja kui keegi selline noor tuleb, teeb oma debüüti või teist rallit ja sekkub poodiumi võitlusesse, siis see peaks tähendama loogiliselt seda, et seal nüüd peaks hakkama keegi tööd tegema ja vaatama, et võiks talle veel kilomeetrid leida. Et ütleme nii, et see hooaja lõpp ja järgmine saab kindlasti olema huvitav, et kas me näeme teda veel ralli 1-ga? No ma arvan, et see hooaeg ta ikkagi keskendub sellele ERC-le rohkem, et tööd võiks hakata tegema juba järgmise hooaja. Jaa. Täitsa nõus, et selles mõttes hakkas spekuleerima kelle asemele või kuidas? No täpselt, vaata temaga ongi nüüd see, et seal ei ole raha. Ja sealt ei tule ka raha, sest ma arvan ka kogu Läti peale hakata kokku kraapima, seda raha ei tule, et saada ralli 1-ga, sest ma tean, et ralli 2-gagi temal ei olnud seda võimekust, siis kui MRF tuli, siis ta sai oma täishooa, ilma MRF-ita oleks see võimatu. Ainus variant tundub, et ta saaks MRF-iga panna ralli 1-ga, et MRF maksab. MRF on nüüd Refitootja. Ja, India ettevõte, kes siis ERC-s toimetab päris suurelt. Ja kuidas see Seskiga seotud on? Peasponsor
selles mõttes, et MRF-i nii-öelda, meeskond on SRT ikkagi, aga MRF-i kirjadega ta sõidab ja MRF-iga, et MRF esindaja siis Euroopa meistrivõistluste sarjas. Kusjuures ERC sarjas jagatakse ka rehvitootja tiitlit. Ehk siis seal on Pirelli, Michelin, MRF, Hankook ja hooaja kokkuvõttes siis võitja ka rehvitootja arvestus valitakse. Selgitatakse võitja välja. Okei, väga põnev. Ja. Formoo on 5, Munster 6, Neville tänane teepuhastaja 7, 30 sekki maas Mikkelsenist. Jah, minu see päeva esimene pool, mul tundus, et ta ikkagi nagu võttis liiga rahulikult ka, eriti esimene katse. Et see tundub minu selline Neville'i nagu muster olevat, et ta nagu... Aga selle 6. katse ta võitis? Jah, et ta nagu hommikul ta ei saa selles mõttes, ta ei leia seda õiget tempot üles, et ta läheb sellise pool seifi tempoga, ütleb, et jube libe siin rallil ei saa sõita, ja järgmiste katsetega hakkab nagu korjama, et korjab selle tempo üles ja vaatab, võrdleb teistega, vaatab, okei, tegelikult saab küll panna siin teed puhastades. Et minu meelest täpselt samasugune nagu kuskil just oli. Sardiinia äkki võis sama lugu olla. Tegelikult tubli sõit, kahju, et see ikkagi see positsioon 7 jäi, et ma olin suht veendunud, et ta ikkagi suudab ennast sinna top 5 ära sõita, aga Munsteris siis 8,8 sekundit. Ott tuleb ka veel ette, ehk siis ta stardib homme 3. või? Et suts parem, jah. Oota, kes sinna veel ette tuleb? No Ott ju. Ott, Katsuta ja Neville. Veits ikka parem kui täna, aga eks tema eesmärk, ma arvan, see top 5 on ja see vist on lagi ka siit rallilt. Jaa, mis on nagu eriti kahju, et tegelikult Ott ju selge favoriit võidule oli. Ja. Oma tempot ja kõike arvestus, et kahju. No mega kahju muidugi, et selles mõttes ütleme nii, et need tiitlimõtted ilmselt juba hakkasid kõigil vaikselt või vähelt neid jutud hakkasid tagasi tulema, aga eks me vaatame pühapäeval, mis saab, et ralli on pikk ja ässad võivad ka veel ära kukkuda siit eest, et õnneks muidugi Neville selles mõttes ikkagi ju maksimumpunktidele ei pretendeeri, et ma tahan siis öelda, et see punkti vahe nagu ei kärise päris +30 kohe. Aga WRC2-st rääkides, siis Virves teeb ju väga head sõitu. Üldarvestuses 4. Siin viimasel katsel, mis kirja läks, oli 6. katse, oli 2. Kaotas vaid 0,2 sekundit Gaetanovitšile 13 kilomeetri peale. Poodiumi mees varsti. Jaa, see ülikõva, täiesti üllatus. Pigem oleks arvanud, et Linnamäe ja Virvese kohad on vahetuses, ausalt öeldes. Et Linnamäe siis pärast 6. katset 10. kaotus 47 sekundit, mida ei ole, veits nagu on, aga ei ole ka midagi nagu maailma lõppenu. Et siis me näeme, et siin Teemu Suninen, Roope Korhonen, Gus Greensmith ka veel selja taga, et ässasi on selja taga küll. No Oliver Solberg isegi 7. kaotus 34 sekundit, aga Virves ikkagi mega tubli. Mega tubli. Ainus üllatus minu jaoks on see, kes on 3, on see Josh McKirlen või kuidas iganes teda hääldatakse. Et tema seal ees on, aga iseenesest üli kõva. Et poleks oodanud, et ta stabiilselt seal top 3 ehituses on. Aga juhib siis Sami Bajari 9,5 sekundiga Gaetanovitši ees ja Josh McErlen, nagu sa ütlesid, 3. Jah, selles mõttes homme saab ka selles klassis olema vägev, et ikkagi vahed on sekund 2-3 meeste vahel, et Poola on ikka selles mõttes raju, et ega seal vahesid sisse ei sõideta. Mina panin siia oma märkmetesse kirja, et selline suvine talveralli, et üks ilge kihutamine käib, vallidelt saab tuge, ma oleme näinud. Jaa, saab. See on päris pull muidugi. Saab, see on väga palju kohti ei ole, tähendab väga palju rallisi, kus seda saab teha, aga tõesti Poolas on. Poola on ikkagi nagu ma enne ütlesin ka, et üpriski selline puudevaba seal tihti peale põldude vahel lased. Ja see tee on niimoodi maapinna sees kohati läheb, et kurvi taga, kui toetad vasta valli, seda saab teha nagu talvel, jah. Seal Rally TV-s, ma ei tea, mis ta nimi on, aga ironiseeris seal, kui autot tuli jälle puude vahelt välja seal 6. katsel, siis ironiseeris, et milline tore külakene, jälle selline põld. Pikk lõputu tee. 195 on rauas.
see on väga äge ralli. Aga tegelikult tehniliselt ta nagu, ütleme, et seda rallit kiiresti sõita on ikkagi päris keeruline. Et minu jaoks on kahjuks nagu enamus katsed pole tuttavad ja teiste sõitjate jaoks ka, et kõik on nagu valitud uued, aga ma arvan, et ikka see karakteristika katsetel on suht sarnane, et seda tempo muutust või seda katse iseloomu muutust on hästi palju, nagu see, millest me rääkisime, et saad valli vastu toetada, oled kuskil lageda põllu peal ja siis tuleb kitsas metsavahe, kus tegelikult tempo jääb samaks, et kui sa silmaga vaatad, sa saad aru, et see tempo nagu peaks langema, aga tegelikult ei lange. See on nagu Saaremaa mingi undva katse vahepeal, tuled laialt, põhimõtteliselt paned nagu paadiga mere peale, siis lähed kitsalt metsavahe peale, aga tempo jääb samaks, et hästi keeruline vahepeal hinnata seda. Aga jah, mega äge ralli tegelikult. No sellel 6. katse keskmine kiirus oli, kohe ütlen, mis võitjal oli, 133. Ja FIA poolt lubatud oli vist 145, ei ole. On ikka. Kogu ralli või? Ühe katse peale? Katse, see on nii-öelda maksimum keskmine kiirus vist ongi 140, võis olla 145. Natuke saab veel juurde panna. Ehk siis sealt üle ei tohi minna, kui hakkab üle minema, siis tõenäoliselt võetakse midagi ette. Et kas jäetakse katse ära või ma ei teagi, mis tehakse. Et ma kuskil rallil Soomes äkki kuskil oli mõni aasta tagasi, siis lasti ikkagi ära sõita, sest minust ainult üks sõitja oli, kes suutis selle normi üle sõita, et teised ei suutnud. Aga võtame küsimused ette. Päris palju on need tulnud ja kõik need keerlevad ühe teema ümber, et esiteks, või kahe. Esiteks küsib Alar, mitu katset peab ära jääma, et ralli tühistatakse? Ralli tühistamiseks ehk siis 0 punkti rallist. Ralli sõidetakse ära ikka. Minu meelest on see, ma võin praegu mööda panna, aga äkki on 70%, siis saab pooled punktid. Ja kui tõenäoliselt, kui see distants ikkagi on juba seal alla 50% ära, siis on nulliring. Võin mööda panna, aga suurusjärgud on sellised. Siis teine küsimus, mida on ka päris palju tulnud, et kui Otil oleks olnud võimalik lõunapausil auto korda teha, miks ta siis poleks võinud jätkata? Seal ilmselt oli äkki juba ajaline nii-öelda see aeg oli lõhki läinud, et tegelikult ka kui sa katsel seisma, et ma ei tea, midagi juhtub, siis 20 minutit on aega minu meelest. Jälle, kui ma praegu viimaste andmetega võib-olla kursis ei ole, viimase aasta paari, kui see muutunud ei ole, siis 20 minti võid veel finišisse jõuda või? Jah, et stardiajast tead, kuidas see on, AKP sisse 20 minutit, kui üle läheb, siis on kõik. Et siis see aeg on, kui põhimõtteliselt saad autot remontida katsel ja kui läheb üle, siis on service parki minek. No mina oleks pakkunud sellise stsenaariumi, et kui oli näha, et see järgmine katse jääb ära turvalisuse tõttu, et korraldada, et kuulge, tõmbame korra tagasi, lähme päeva algusse tagasi. Et Otil oli siin väike mure, meile see hirv ei meeldinud seal tee peal, et võtame selle tagasi ja võtame need pealtvaatajad ka tagasi, et hakkame nüüd nullist. Vaata, telekamängus sa saad ju panna restarte, kui sul läheb start pekki. Ma kunagi mängisin vormel 1 niimoodi, et hakkasin viimaselt kohalt tulema, sest ma kvalifikatsioonis ei olnud väga hea. Ja siis vaatasin, et kui kõrgele ma suudan nagu tõusta, kas poodiumeitlusesse suudan. Ja kui esimest kurvis ei suutnud, siis panin restarti. Et pärast esimest kurvi pidi olema kolme seas? Vahel õnnestus. Normaalne. Aga võiks ju ralli, siin oli see koht. Ja, et hakkaks otsast peale. Jep, nii on. Kahjuks reaalsuses seda restarti vajutada ei saa. Jah. Siis selline küsimus, jälle sama küsimus, kas jätakse ralli turvakaalutustel pooleli. No tegelikult on võimalik ju võtta vastu otsus, et kuulge, et me ei suuda. Ei, ikka saab. Jaa, mis asju loomi või? No, inimloomi. Ja ei, selles mõttes ikka võib selle otsuse vastu võtta, kui ma ei tea, täna igal katsel see probleem oleks olnud. Aga ma arvan, et täna ikkagi on koosolek korraldajatega ja FIA poolelt siis, et homseks peab midagi ette võtma. Et no kindlasti võttes liistule, jah. Et selles mõttes päris nii ei lasta, ma arvan, homme edasi panna, et öeldaksegi, et tooge, ma ei tea, 100 turvameest juurde hommikuks. Et neid loomi pole võimalik siin taltsutada. Ega midagi teha ei olegi. Ma arvan, et töösel on palju tööd korraldajal ja nad peavad vähemalt proovima need probleemid lahendada, endast maksimumi andma, et homme kõik seal lindi taga püsiks.
Tanel soovib meile ilusat suve ja küsimus on selline, tegelikult huvitav, polnud selle peale mõelnud, et kas Kalle sõidab Ožee autoga või suudeti talle enda auto kohale tuua? Kalle sõidab Ožeeri autoga, küll aga see ei ole nii-öelda Ožeeri auto, et autod on ikkagi jagamises ja vahetuses, et seal ei ole sellist autot, et mingi auto on kellegi auto. Aga Kalle, kui lennuk saadeti Kallele järgi, siis sinna peale pandi paar kastitäit ikkagi Kalle tükke, näiteks Kalle iste ja sellised asjad, et need on ikkagi ju inimese nii-öelda piloodi järgi valatud ja seda ei olnud kaasas, sest Kalle ilmselgelt ei pidanud sõitma, et need siis saadeti lihtsalt järgi. Ja Kalle insener, kellega meil Delfis lugu oli, võeti ka kindlasti tagataskust välja. Jah, selles mõttes. Ta käib küll rallidel niisama igaks juhuks kaasas, sest kaks pead on ikkagi kaks pead, kui on võimalik kaks inseneri ühe autole peale panna. Aga kindlasti ta võeti nüüd varumehena kasutusse. Yeah. Väga huvitav, me oleme, ma ei tea, mitu aastat seda saadet teinud, aga sellist küsimust pole kunagi kuulnud. Martin küsib, kas on kunagi proovitud, millise ajaga sõidaks Ott raja läbi ilma kaardilugejata, kui suur see ajavahe oleks? Eeldame siis, et eeltööd võib teha, videot võib vaadata ja ma arvan, et sekund kilomeetril aeglasemalt umbes. Et oleneb, kui pikk katse on, et kui see katse on, ma arvan, 10 kilomeetrine, siis ma arvan, et see võiks sekund kilomeetril olla, kui ta on juba 30, siis see hakkab nagu kärisema, et päris 100% sa ikkagi ei suuda meelde jätta. Et tegelikult me võime siia tuua kohe selle loogika, mida Kalle rääkis, et tal ei olnud aega õppida katseid pähe. Sellel tasemel need mehed õpivad mitte nüüd päris kurvi pähe, aga et sul jääb see kogu katse nagu iseloom jääb pähe sulle tegelikult. Kas sa lihtsalt vaatad mitu korda sa vaatad igat katset, ei ütleme mitte teadlikult, sa ei tuubi igat kurvi, aga sa vaatad igat katset, ma arvan, vähemalt 20-30 korda koos legendiga, see lihtsalt jääb selle ajaga sulle pähe, sa analüüsid läbi iga kurvi, kus mida teha, ja see jääb sulle pähe. Et see ongi see, mida Kalle rääkis, et tema sõidab pimeduses, et tema seda eeltööd ei teinud ja ta sõidabki nii-öelda nagu me siin kohalikel rallidel sõidame, et me ei tee sellist eeltööd siin kohalikel rallidel. Et see on, mis ta rääkis ja siis ma arvan, et see võiks olla mingi sekund kilomeetrile. Ma arvan ka, seal samas rahvarallil ma poleks suutnud üksinda seda sõita, ma oleks ka 2 sekundit kilomeetrile. Aga 3. ring? Ei, ikka poleks. Ikka või? Okei. Kuidagi, ma ei tea, ei kujutanud ette. Ja jällegi oli hea kogemus võtta, ma tean, mida need mehed seal stardis tunnevad, kui on stage interrupted. Juba seal rahvarallil, kui sa arvestad, et sa paned oma kampsunid ja asjad selga, kiiver pähe, autos on 50 kraadi, sa näed, et 3 meest minu ees on ju 3 minuti pärast stardin. Ei startinud 3 minuti pärast. Mingi vend jälle kollase lipuga kuskil, eriti see 3. läbimine. Kõik olid päikeses soodad ja hakkasid nagu riskima. Ja siis oli iga 3. auto oli kuskil võssis. Ja siis oli jälle see häirib, interrupted ja siis jälle lehvita seda tuult enne selle uksega, mis lootusetu tegevus on. Et ega seal nendel sellel seskis oli ju sama tunne, ma arvan. Ei, tegelikult on küll. Ega see protseduur sellel tasemel on veel nagu WRC-s keerulisem, et sa ikkagi ju sõidad refid soojaks, kõik jutud, refi rõhud paika täpselt, et aga neid sätid ise siis stardis või? Ja enne starti vahetult jah, et võimalikult hilja nii-öelda, et teed ära ja otse nii-öelda AKP-s sisse. Mis rõhuga nad sõidavad? Ma ei oska öelda, mis ralli üks rõhk on, aga kas see erineb kuidagi ralli 2 auto rõhust, aga eks ta seal kuskil 1,7 ma arvan võiks olla stardis, et katse lõpus ta nagu päris liiga kõrge ei oleks, et ta võiks ikkagi jääda, ma arvan, sinna 2-1 kuskile katse lõpuks. Aga see kindlasti häiribki, et sa oled juba mentaalselt valmis, teine asi on see, et su refid jahtuvad ära, asfaldirallil eriti hullugu, et kui peaks olema, siis ikkagi ma ütleks esimene pool kilomeetrit paned nagu, uisutad nagu jää peal. Mis tänasest päevast välja tuua? Munsteri oli üks päris lahe hüpe. Ütles, et kaardilugeja vajas natukene hingamisruumi pärast seda hüpet. Siis... Munster oli tegelikult üldse tubli. Päris tubli ikkagi. See ei osanud kuidagi arvata, et see võiks nagu... See ralli võiks nagu väga Munsteril sobida, kuigi ta on ERC-d vist sõitnud seal hiljuti. 6. koht, 20 sekki maas. Jumal okei tegelikult ju. Tegelikult on ju okei. Kaotus kilomeetrile
teeb see siis 0,2. See on olematu kaotus. Aga Katsuta on jälle siuke hädakonn. No Katsutaga on küll piinlik. See hooaeg vist jääb äkki viimaseks või? Ma ei usu, et veel viimaseks jääb. Noored jaapanlased seal alles treenivad, aga ma arvan paar hooaega tal antakse. Aga meil on ju Sess on ka Toyota mees praegu. Jaa, tõsi. Tema auto tuli ju ka Toyota tehasest. Äkki seal hakatakse mingit liini ajama? No Toyotal on Pajari, seal mitut noort meest ei panda ikkagi, et noh, Katsuta asemele tuleb ilmselgelt teine jaapanlane, seal ei ole nagu... Seal juba sõidavad seal mingid challenge-sarja, jah? Kusjuures seal on juba, minu meelest nüüd läheb juba 3. ring noori. Et teine ring hüppasid praegu siis ralli 2 peale, sõidavad kohalike rallis ja mingid ERC-de värki ja nüüd 3. ring noori hakkas ikkagi nüüd jälle ralli 4 pihta. Et selle ka jaapanlasi jagub. Tehas toodab. Jaa, toodab täiega. Nii autosid kui inimesi. Et tõenäoliselt nad tahavad ka, ma arvan, ühel hetkel pannagi Toyota Rally 2, Toyota meeskond, ma arvan, et jaapanlased, et noh, kui nad on, siis nagu võiks ju esindada ka juba meeskonda. Jaa. Homme siis alustame 9.30, katsete pikkused on meil 18, 19 ja 22 ja siis on jälle see Mikolaiki areena juba 3. korda. No natuke palju minu maitse järgi. Nõus, jah. Nõus, aga tõenäoliselt poliitika. Ja, aga homme õhtused läbimised seda Mikolaiki areenat ei sisalda. Vaatame, sinna vist rohkem tagasi ei tule ka, et jääb viimaseks see 3. kord. Homme siis blogi ja podcast Kaspar Ruus. Eigo ikka müttab mööda soid ja rabasid Poolas. Ja Roland siis vaatab ka rallid. Ikka. Ma praegu vaatan, et 7. katse nominaalajad on välja pandud. No nii, mis see ütleb meile siis? Ehk siis see ütleb meile seda, et... Mikkelsen ikka liider. Jah. Mikkelsen, Evans, Rovanpera, Sesks, Formeau, Munster, Neville, Katsuta, ehk siis tegelikult kõik ei samaks lihtsalt... Natukene sekundeid muudeti ikkagi. Sekundeid muudeti natuke lihtsalt. 2 sekundist sai 1,6 kuskilt, mille järgi. Jah. Et ikkagi Evans... Ja Formeau Seskist 0,8 oli mingisugune 4 äkki või? 0,8 ja Seskiga vahe nüüd. Väga huvitav. Jah, väga huvitav. Midagi, mis arvutusi nad tegid. Aga eks siis stardi nimekiri on homseks selge, sest pärast Mikolaikit pannakse 7. katsega lukku stardi positsioon homseks. Ma ei tea. Ma praegu ei ole 100% kindel, aga minu meelest see nii-öelda publiku katse 8 see ei lähe arvesse enam. Et homsele stardipositsioonidele. Seda reeglit ei teadnudki. Jah, tihti peale kasutatakse. Ma loodan, et ma nüüd mingit jama jäänud. Siis võetakse sind vastutusele. No, eks siis andke kuuma kui homme. Palgast maha. Ja. Aga küsimusi ootame ka 6.kaik@delfi.ee ja mis siin muud? Mis siin muud? Lähme ujuma. Jah, palju siin temp on Tallinnas? Ma ei tea. 31. Rakveres oli 33, kurat. No need. Aga 7 sekundi sees 5 meest. Ma arvan, et kõik need 5 meest on võimelised ka rallit võitma. Aga mis see Oti eesmärk üldse homme peaks olema? No, ütleme, halb olukord on ju tegelikult, et homme polegi midagi teha. Homme sõida ja ürita pill paika saada, sest tema läheb ju pühapäeva punkte sõitma. Tal pole homseid punktidega, tal pole nendega midagi teha. No, pigem rehvi säästa on ju? No jah, selles mõttes nii palju, et teada, et sul on pühapäevaks jääb 2 jooksu alles. Ja rohkem ei olegi. Mingit testi ka nagu väga ei saa. Ja. Milleks sa testid? No samas ikkagi hooga on vaja sõita, tulevad kiired rallid järgi. Aga pühapäeval oli jälle selle eesotsas, kaotad sekund kilomeetrile. Jah. Väga raju olukord. Et ainus variant, et ta ei stardiks esimesena oleks, ei vist ajaga ei mängi välja, et keegi kohe hommikul katkestab. Katsuta katkestaks kohe esimesele, et siis kui keegi katkestab teisel? Vaat siis peab hakkama ajaliselt vaatama, mitu katset homme on, et kas veab välja, et keegi pühapäeval tema eestardiks, homme on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Põhimõtteliselt Ott on siis homme 5 ohutusauto? Ei, ma arvan, et hakkab hoogu panema, et saada nii-öelda kätt soojas hoida. Et vaatab, võib-olla näitab, kuidas eest sõitma peab. Aga iseenesest tal ei ole homme põhimõtteliselt midagi teha. Jah. Karm. Jah. Karm on see ralli. Aga nautige õhtut ja homseni. Homseni.
6. käik.